See aasta on, nagu me teame, kõigile raske aasta, aga ma näen siin, Arne Mikk on siin ja me oleme mitmeid üritusi suutnud korraldada seoses Georg Otsa 100-ndaga. Siin Poska majas sobib seda teha selles pidulikus õhkkonnas, aga mis on veel tähtsam, nende seinte vahel kõlas alati muusika. Jaan Poska oli ise väga musikaalne, me teame, et tema tausta Riia vaimulik kool, Riia vaimulik seminar ja Jaan Poska häält oli siin tihti kuulda. Sel aastal nüüd järgmisel nädalal Peterburis avatakse üks näitus ja samuti toimuvad Georg Otsa üritused järgmisel nädalal. Praegu just saatsime diplomaatilise postiga veel materjali neile, et nad saaksid selle läbi viia. Samuti raamatud, et juba nii nagu meie teiega siin oleme, nii nädala pärast Peterburi on koos nende raamatutega teeb sama üritust. Kuidas see album tekkis, kuidas see sündis üldse, ma räägin lühidalt. Minuga võttis kontakti selle aasta jaanuaris üks Peterburi noormees, Andrei Šerbakov. Ja ta tegi mulle ettepaneku, et kas mina ei tahaks niisugust albumit koostada, kuna on juubeli aasta. Ta oli lugenud minu raamatut vene keeles Mr. X-i ja sellest ta minu poole pöördus. Ma mõtlesin, et pildid põhimõtteliselt on juba olemas ja kord juba trükist läbi käinud, et ma teeksin seda. Aga ma teadsin juba, et ma ei saa sellega hakkama venekeelse asja ajamine, kes on keeruline. Ja ma pöördusin Nelli poole, Aleksandra kirjastuse poole ja Nelli on meil olnud väga hea koostöö tükk aega mõnes muus asjad, et saada Nelli kampa ja ta oli nõus, aitäh. Ja nii see asi käima läks ja sümpaatne oli see minu arvates, et see Andrei tahtis, et kujundus tehtaks Eestis ja trükitakse Eestis. Ja nii me hakkasime siis tegema, tähendab, teos on siin ja minu arvates, kuigi ma nüüd ise ütlen, ilus on ja siis piltidest. Osa pilte, suurem osa on niisugused, mis on juba minu raamatus olnud, nii soome, eesti kui lätikeelses küll vähem, aga siiski ma lugesin kokku 54 niisugust pilti, mida viimase 40 aasta jooksul siiski kuskil ei ole avaldatud või kui kuskil, siis väga juhuslikult. Nii, et neid on üle 50. Me leidsime, et oleks õige ja tore liigendada seda pildirida tsitaatidega Georgilt endalt, et me saame aimu, mida see inimene mõtles tööst, ühiskonnast, perekonnast, iseenda, oma asendist ühiskonnas, oma positsioonist. Ja nii ma noppisin need tsitaadid välja, need on kõik võetud Eesti Raadio arhiivist, need on seal olemas ja neid ma kasutasin oma raamatus ka. Ühesõnaga tema enda hääl kõlab ka selles albumis, see ei ole ainult pildirida. Me tegime seda tööd koos kujundaja Kersti Siitaniga, kellega mul on olnud varem koostööd oma teiste raamatute puhul ja see õnnestus hästi ja Kersti roll oli väga suur, et me saime selle rea nii kokku, et see liigendus ja pildid ja need tsitaadid on nagu seoses omavahel, et tekib niisugune tervik. Ja lisaks siis piltidele on väike sissejuhatus ja siis on Georg Otsa elupuu, ma nimetan elupuuks, kus on tähtsamad daatumid, sünnist surmani, muidugi see on väga linnulennuline, aga inimene, kes midagi ei tea ja raamatut ei loe, siis ta näeb, mismoodi see elu algas ja kuidas see lõppes. Ja siis lavarollid, need ma olen ka pannud. Ja lühidalt ongi see siis kõik, mis ma tahan öelda, aga nüüd ma tulen tänude juurde. Ma kirjutasin tänamise juurde, ma kirjutasin üles ära Jonune. Teatri- ja muusikamuuseumi rahvas Simmo Briks ja Marika
ja teised, teieta seda albumit ei oleks. Selle ma kirjutasin üles ka Facebooki, et tänu teile on see olemas, niisugune pühendumus, sest paneme tähele, kõik see toimus koroona tingimustes. Me saime selle tehtud nii, et me ei kohtunud omavahel ühtegi korda ja see on suur saavutus. Selles mõttes suur saavutus, ma ütlen hästi keerulise lause. 4 prouast ainult 1 on lähemal 50 kui 100. Selles mõttes oli see väga suur saavutus. Ja siis suur tänu Kerstile, keda kahjuks täna siin ei ole. Ja suuresti tänu temale pildid sai õigesti paika. Ja Tanja Verhustinskaja tõlki ja Tanja ei saanud tulla, aga Nelli sina vahendad tänu temale ka. Ja siis Nelli suur tänu, et kirjastasid ja ajasid asja, minul oleks see täiesti üle jõu käinud. Ja ka trükikoda Alfa Print oli mulle Alfa Press, vabandust, minule tundmatu trükikoda, aga minu meelest on ta kvaliteetselt tööd teinud, nii et me oleme rahul sellega. Marika, astu ette oma muuseumi nimel. Annan teile ka midagi. See on Jaak Otsa lemmiklill oli tema roosanekk. Mina mõtlesin selle peale. Aga see on Kerstile. Ma kindlasti. Ja väga raamatut mõlemas keeles mõlema mängu. Aitäh. Muuseumile ja. Meie raamatukogu. Just täpselt. Nüüd me vaatame Estonia. Mõlemas keeles. Mõlemas keeles. Kas Laura on siin? Laura, tule siia. Laura on Georg Otsa lapselaps. Aitäh. Niiliga sa tahad rääkida natukene, kuidas meil see kujunes? Ma räägin teile, minu nimi on Nelli Mets, kirjastus Aleksandra, aga ma räägin vene keeles, kuna album ilmus koos Venemaaga ja me tegime seda tööd kooskõlas nende inimestega Piteris, kes tahtsid seda albumit. Я расскажу немножко о том, как рождался этот альбом. О том, как он рождался в Эстонии, Уля уже рассказала. А я хочу вернуться чуть-чуть назад. В марте этого года вышла книга о Ленар Темери. «Серебристый путь Ленар Темери». Это Хабавалге. Впервые переведена книга на русский язык. Почему я хочу говорить об этой книге вначале, а потом о Георге Отце? Потому что эта книга тоже родилась благодаря инициативе одного молодого человека, который захотел прочитать по-русски книгу Ленар Темери на русском языке. И я еще хочу сказать о том, что он не просто захотел почитать, как и эти вот ребята из Питера, которые захотели увидеть альбом Георга Отца. Они финансировали это издание. Вот что-то случается, наверное, в мире, что когда у людей есть деньги, и когда в голове есть ум, то рождается что-то хорошее. Вот так же родилась и вот эта книга. Мы ее делали с января этого года. Вышла она в октябре. Но кауатехту кауникенена говорят, как говорят по-эстонски. У нас тоже получилась очень хорошая книга, потому что мы делали ее очень долго. Потому что случилось так, что мы не могли встречаться, случилось лето. Но, тем не менее, Таня Верхушинская, которая у нас самый лучший переводчик в Эстонии на нынешнее время, она переводит почти все книги Киверяхка на русский язык, что очень трудно, но что очень интересно. Таня Верхушинская переводила и первую книгу о Георге Отце, которая вышла, у Коля Райк, называется «Мистер Икс». Она переводила и этот альбом. Текста здесь, конечно, немного. Предисловие, роли, его родовое дерево. И еще самое интересное и самое сложное для переводчика – это замечания, личные записи Георга Отца, которые здесь приведены на отдельных страницах.
эта Таня Верхустинская хорошо справилась с этой работой. Но самое еще я хочу поблагодарить и Юрия Трея, потому что многие документы, которые вошли в эту книгу, благодаря ему появились в этой книге. Он нашел в архивах Петербурга то, чего нет в Эстонии. И это что отражено теперь в этой книге. Эта книга вышла на 2 языках, и мы очень рады, что в год столетия Георга Лотца, когда в Эстонии как-то все прошло очень незаметно из-за того, что был коронавирус, из-за того, что не сумели поставить ему памятник. И, наверное, когда-нибудь поставят, может быть, хороший памятник. Но вот наша книга на 2 языках – это дань памяти любимому певцу, которого мы помним и как исполнителя, и как культурного дипломата, как говорил Юрий об этом. И я хочу всех поблагодарить, потому что все принимали в этом участие, но я еще хочу подчеркнуть особую роль Керсти Ситон, которая с такой любовью делала этот альбом, и я думаю, что мы эту книгу обязательно представим на конкурс 25 лучших книг Эстонии. Я думаю, что она этого заслуживает. Вот пока у меня все. Minu kätte sattus venekeelne eksemplar. Ma nüüd norin veidi, aga me teame, et kui me midagi teeme, et kui see on juba valmis ja iga kord ehmatusega vaatad, et oi, et ühte asja oleks võinud veel panna ja veel ja see on lõputu töö, on ju nii. Ja siin on, no näed, tuli ka meelde. Siin on üks huvitav viimaste lehekülgedel siin, et 66. aastal siis Nõukogude astronoomid, eks ole, siis nimetasid selle planeedi ja siin on toodud juurde see, et kui me möödunud aastal saatsime Kroonlinnast teele admiral Bellingshauseni Antarktikasse, et siis Kulla on pannud siia, et paluti Antarktika 200 meeskonda siis, et nad võtaksid kaasa siis Georg Otsa biograafia selles. Aga tegelikult oleks pidanud siin olema niimoodi, et mitte ainult Georg Otsa biograafia, vaid Kroonlinnas ma andsin meeskonnale ja kaptenile üle ka selle CD-plaadi, kus Georg Ots laulab neid laule ja ütlesin, et kui on rasked hetked, kuna ma ise olen meremees olnud, aega teeninud 3 aastat mereväes, et siis pange peale. Nii et Georg Otsa laulud läksid ka kaasa ja need rasketel hetketel siis nad kuulasid ja need Georg Otsa laulud aitasid. Muide see plaat, mis me tegime Peterburis, just venekeelne plaat, see läks seal kaasa nendega. Nii et sul on mida lisada siin, ma arvan, tulevikus. Vabandust, selle kohta võib öelda, et täiuslikkusest jääb alati midagi puudu. Ja mul on veel küsimus, et kas ajaloomuuseum ka siin täna on? No. Tere. Et ma ennem unustasin ära, et ajaloo jaoks, et ajaloomuuseumi eest tuleb ka müks maha võtta, sest see näitus, et ma ei tea, kui palju siis külastajad olid, aga ma tean, et need paljud ka Venemaalt tulid ja muide teie näitus läks ka sellesse dokumentaalfilmi ju. Et nii, et mitte ainult tuhanded, 10 000 eestimaalased või soomlased käisid vaatamas, vaid ka need 40 miljonit televaatajat Venemaal nägid, kuna nad filmigrupp võttis ka seal. Nii et selles mõttes ka ajaloomuuseumi ees müts maha. Miks me neile raamatut ei kindi? Aga nad ongi kõik me oleme üks. Ma jahtsin, nüüd on ühendatud. Mul on üks repliik ka veel selle Jüri, mul repliik ka selle kohta. Me teeme praegu rändnäitust, võttis meiega ühendus kultuuriatašee Moskvast ja me teeme praegu seda rändnäitust ka, nii et läheb ka Venemaale rändama. No, ja muide väga huvitav side jälle, et Poskaga me tegime Eestimaale ja Venemaale ringi peale. Moskvas avasime, terve aasta oli, Peterburis käisime, avasime ja kujutate ette nüüd peale Poska näitust läheb siis Georg Ots. Väga hea, väga sobilik siin ruumis seda öelda. Aitäh teile.
see rändas ka isegi Valgevenes ja igal pool käis ringi. Viismed on sinu käes, nagu sa tead. Suur tänu teile. Neili räägib ka veel. А ma natuke räägin veel raamatute näitustest. Мы участвуем в международных книжных выставках в России, в Петербурге, в Москве, в Красноярске, в Ульяновске, в Пскове. И сейчас, вот в феврале открылась выставка 100 эстонских книг к столетию Эстонской Республики. Она была открыта в Белорусской национальной библиотеке 7 февраля и оттуда переехала в Псков. И 29 октября эта выставка открылась в Пскове. Там представлены 25 лучших книг Эстонии по художественному оформлению, 25 книг из издательства «Александра», мы выпускаем книги на русском языке, и 25 книг издательства КПД, это моя коллега, которая выпускает тоже книги эстонских авторов на русском языке, и 25 экземпляров журнала «Таллин». Журнал «Таллин» выходит на русском языке и отражает культурную жизнь Эстонии во всех ее ипостасях. И пишет о театре, и переводит произведения художественной литературы, пишет архивные изыскания, делает обозрения книжные. Так что эта книга после Пскова, она поедет в Печоры, и потом мы надеемся, что ее отправят в Сыктывкар, потому что она в России, и ее возможно переправлять, и нам очень помогает Дмитрий Миронов, атташе по культуре из посольства в Москве, с которым мы делаем все эти книги. И книги о Георге Отце уже отправлены в Москву, и они будут в посольстве, и у них будет возможность показывать эту книгу и рассказывать о том, что Георг Отц представляет Эстонию во всем мире, вот, и мы тоже вместе с ним. А еще я хочу сказать, когда мы представляли книгу Ленарта Мери в Нарве и ездили туда вместе с переводчиками, книгу перевели 2 переводчика. Леви Шер, кто-то, может быть, знает этого переводчика, и второй Григорий Тропида. Он вообще физик по национальности, по профессии, простите. И когда мы возвращались обратно из Нарвы, он сказал, я говорю, что вот у нас кроме Ленарта Мери вышел альбом. Он говорит, а у меня в домашнем альбоме есть фотографии с Георгом Отцем. Ja kohe nüüd me vaatame neid 4 pilti. Он говорит, у меня есть фотографии, можете прислать? Он прислал эти фотографии. Наверное, у Уляни есть. И он говорит, что это его родственник, дядя Алексей Варес. Он был врач, он не имел отношения к художественной литературе, к музыке, к театру. Но тем не менее он эти фотографии предоставил и разрешил нам их показать. Я думаю, что во многих альбомах, в семейных альбомах Эстонии и в России наверняка есть фотографии Георга Отца, которые не вошли в этот альбом, но которые raskaasuvad по всему миру о Георги Otsi. Kui ma sain, et pildid on väga ilusad ja toredad pildid 50ndate algust, täpsemalt aastat ei tea, fotograafi ei tea. Ja siin nad on, nad Narvas, Asta Ots ja Georg Ots ja siin on see arst, tema nimi oli Aleksei Vares. Ja nemad on siis seal, kas me saame suurendada. Kui mul oleks need pildid siis olnud, ma oleks 2 tükki võtnud sellesse osakond albumist, kus on tema harrastused ja kus ta looduses on. Ma ei tea, kes see arst on seal, aga ma igatahes Georg on, see album on päris väärikas või vääriline lõpp või üks lõppudest juubeliaastale, mis nagu Jüri ütles, on kahetsusväärselt ettenägematutel asjaoludel jäänud natukene, kuidas öelda, lahjaks võib-olla isegi, et lihtsalt üritus ei ole saanud korraldada ja näitus tuli ka kinni panna vahepeal ja nii edasi. Aga suur tänu teile Teatrimuusika Muuseum, Ajaloomuuseumi inimestele, et te selle korraldasite. Seal ikkagi käis juba inimesi küll. Ja käis ligi 20 000 inimesi. Just no. Aasta jooksul. Me ei saa ju niimoodi ära minna, et me ei ole kuulanud, kui Georg Ots laulab. Ma loodan, et Aarne mäletab ka, et kui Georg tuli lavale, meil alati sipelgad jooksid üle selja, kui ta meie vahelt, kui meie pidime seal niisuguse ülbe ja jõhkra näoga seisma ja tema meie vahelt roomas ja laulis, et andke tagasi mu tütar. Ma olen sellest tihti rääkinud nii oma tuttavatele kui tudengitele.
aga hetkel on niimoodi, et töö kiidab tegijat ja omakorda, et ma mõtlesin, et teen väikse üllatuse. Tegelikult see üllatuste jada jätkub nüüd praegu siin veel 3/4 tunni jooksul kõrvalruumides järjest. Nii et olge valmis selleks. Ja ma tahaksin tänada nii Ullet kui Nellit ja ma tegin niisuguse väikese kavala lükke, et sellest räägime kunagi hiljem. See on suur riiklik saladus, aga et näete, et sina saad selle raamid ära kodus ja see on sul alibi, kui lapsed ja lapselapsed küsivad, kus olid. Ütled, et Georg Otsaga olid ja see on rasked ajad on, tuleb ümbrik ka anda. Oi, see on küll väga ja täpselt samamoodi siis Nelli suure vaeva nägija, et see on ja sulle ka juurde siis ümbrik. Oi, nii pakaseid. Ja kuna siin on nüüd, ma olen mõned ära, pärast on kergem, et kui me teeme need üllatuste käigu siin maja peal, et siis ma tänan veel ja autosustan siin, aga lepiks niimoodi kokku praegu, et kuule Aarne, et sa oled eluaeg seda vankrit vedanud, tule palun siia. Et samamoodi, kui küsivad, kus olid, et näed, siin on siis Georg, kellega meil oli au, eks ole, koos olla sinul. Ja siin on sulle ka ümbrik, raskel ajal, aitäh. Ja Georg Otsa siis lapselaps, tule siia. Et samamoodi, et Maretile me viime koju, ma arvan, helistame nii nagu ikka, aga näed, et selle sa saad ilusti ära raamida kodus. Ja tervitab kõikidele. No, ja siin on ümbrik. Siis las need olla väiksed üllatused. Ja see on Eesti Post. 24 tunniga tegi ära, et te teate. Et lihtsalt ma kasutasin oma vanu tutvusi, et ma nüüd kiitlen siin, et väga tihti nii presidendid erinevad, kui tänane presidendi proua, kui ka peaminister ja need, et kuidas teie saate Eesti Postilt neid asju, aga meil ei anta. Et tuleb õigel ajal seda teha ja Eesti Post teeb siis need, et ma saatsin isegi praegu sõpradele ja tuttavatele sinna Peterburi poole ka, et las nad vaatavad seda postitust siis Georg Otsaga, kuidas ta klaas käes on ja sellel 100. siis tervitab meid. Muide, see foto on unikaalne foto, see on ka Peterburist peale neid mälestuspäevi ja kui erinevad inimesed ja fondid, Maria teatri fond, Lendfilmi ja nii edasi, kui need tutvustasid mulle seda Georg Otsa pärandit seal. Et nii ta on. Aga nüüd on niimoodi, et me täname, eks ole, praegu ja siis palve oleks, et olge veel pool tundi meiega, teeme siin väikese selle ringkäigu, seal on mõningad üllatused teile. Näkku nüüd on tulnud turru, on vana silmaga, värvitud küll mustaks kurnud, siiski nukrad sorgus taga. Margi kohta küsida, kas see on päris? Ja, ma lasin teha. Millal see siis tuleb? Ei, see on nii tohutu tehka. Ma lasin neid teha ainult, nagu öeldakse, 24 tükki. Ja ma saatsin neid Venemaale aga ma võin sulle anda pärast niikuinii, et Maretile ja et saate ka mõnele panna niimoodi, et üllatada. Aga Eesti Post on nii-öelda ametlikult välja ei olnud? Ei. Ma mõtlesingi, et see, et kas see on päris? Ma helistasin, saatsin pildi, ütlesin, mul on kähku vaja.
kas Georg Otsa lapselaps ise ka laulab? No ma kunagi laulsin ikka, käisin muusikakoolis ja laulsin laulupeol laulsin, kui ma väike tüdruk olin ja siis koorides, aga nüüd ikka oma ette vist pigem. Ma tulin Eestisse tagasi alles eelmisel aastal peale 20 aastat, ma olin 20 aastast ära ja hetkel ma töötan Kunstiakadeemias, Eesti Kunstiakadeemias, vabade kunstide teaduskonnas. Ei, ma töötan seal. Vanaisa on muidugi suurepärane ja lõputult inspireeriv inimene, et ma ei... Raske unustada. Iga kord, kui ma kuulan vanaisa laulmist, siis ühesõnaga sipelgad jooksevad nagu jüritöö. Teema kui niisugune oli mulle täiesti tuttav, sest ma olen tegelenud selle asjaga 20 aastat, varsti tuleb 20 täis. Esialgu kirjutasin raamatu soomlaste palvel, soomlastele ja siis tõlkisin ise eesti keelde, siis ta ilmus Varraku väljaandel ja lätlased ilmutasid ja need raamatud olid Saaremaa valsi nime all. Soomlastele Saaremaa valss on väga tähtis, see on nagu rahvarahu soomlaste jaoks ja ta on väga populaarne Soomes ikka veel, nagu ka Venemaal. Mida nüüd selle albumi ilmumine näitab, et Venemaal isegi noorem põlvkond on ikka veel huvitatud, sest kuidas album sündis nii, et tuli Peterburgist noor mees jaanuaris sel aastal ja tegi mulle ettepaneku, et kas ma ei tahaks koostada albumit. Ta oli lugenud seda Otsa biograafia venekeelset varianti, mis Riksi nimel ilmunud. Ja mul ei olnud selle vastu, suur osa pildimaterjali oli olemas, kuid siiski albumis on ka niisuguseid pilte, mida on vähemalt viimase, ütleks 40 aasta jooksul ei ole publitseeritud. Nad on olemas arhiivis, aga need ei ole näidatud nii väga, nii et kõik pildid ei lange sugugi kokku teoses olevate piltidele. Pluss siis on väike sissejuhatus ja siis on Otsa elupuu, ma nimetan elupuuks, kus on tähtsamad daatumid sünnist surmani. See on provisoorne muidugi, niisugune linnulennuline asi ja tema lavarollid. Nii et inimene, kes selle kätte võtab ja kes suurt raamatut ja suurt teksti ei jaksa lugeda, siis ta saab mingisuguse ülevaatus. Seal vahel on tsitaadid veel, see pildirida ei lähe katkematu, et see on grupeeritud ja katsutud viia vastavusse tsitaatidega temalt endalt. Need on kõik olemas raadioarhiivis, ma olen need välja noppinud. Mis ta arvas ühiskonnast, mis ta arvas elust, lastest, perekonnast, oma positsioonist, no see on kõik olemas. On teil meeles mõni tema tore ütlemine? Jah, iga etendus kuulub publikule, see on üks, aga neid on palju. Ärge lisage midagi Mozartile, seal on kõik, mis olemas on. Kui te rolli teete, siis tehke kogu hingest. Ja see hetk on jumalik, kui saalis on vaikus, etendus algab ja kui sa tunned siis, et publik hingab sinuga ühes rütmis, see on jumalik tunne. Need on Otsa sõnad, targa inimese sõnad. Georg Ots, kes ta siis oli selle raamatuesituse juures, mis siin on meil välja pandud, ka näitusel elulugu. Georg Ots sündis siis Petrogradis 21. märtsil ja päevasel ajal haiglas. Ja juures on ka siis, et kes on ema isa, et isa
Karl Ots ja ema siis 22 aastat. Hiljem juba siis õde Maret. Georg Otsa ümber on olnud ka väga erinevaid niisuguseid vaidlusi, eriti poliitikud Peterburis. Siis ühel pressikonverentsil ajakirjanikud esitasid küsimuse mulle, et miks te ei austa Georg Otsa, miks te kiusate taga tema leske, abikaasat ja nii edasi. Et selles mõttes oli see huvitav kohtumine enne siis seda mälestuskontserti, mis toimus Ermitaaži siis saalis, Novi Ermitaaži saalis. Ja ma siis, kui ajakirjanikud olid selle küsimuse mulle esitanud, ma ütlesin, et te esitasite õigele inimesele, et minul oli au Georg Otsaga koos 5 aastat Estonia laval olla, hiljem muusika- ja teatri osakonnas Kultuuriministeeriumis ma korraldasin Georg Otsa muusikapäevi koos Estoniaga ja Arnemikuga ja selle tõttu ma võin teile öelda, et kui teie küsite nii, et miks me ei austa, siis minu küsimus on, et kuidas Eesti rahvas valis siis Georg Otsa sajandi suurkujude hulka. Saalis oli täielik hauavaikus, hakkas aplaus ja siis juba ajakirjanikud ütlesid, et господин konsul, et härra konsul, et u nas больше вопросов нет, et meil rohkem küsimusi teile ei ole. Et sellega see piinlik lugu siis lõppes. Aga siin see sajandi suurkujude albumist need leheküljed, kus siis Georg Otsast on juttu. Siin on samuti praegu, kui me räägime Georg Otsa mälestuse jälgustamisest Eestis ja Tallinnas konkreetselt, et Tallinna linn on siin palju teinud, et hiljuti nimelised trammid, me teame, et Tallinnas on, et Georg Otsa nimeline tramm liigub siin Kadrioru ja siis kesklinna vahet. Peterburi inimesed on teinud ettepaneku, et Peterburis siis anda Georg Otsa nimi siis ühele skveerile seal, ühele kohale, kus siis see lähedane koht, kus Georg Ots siis sündis. Samuti juba 4. kord toimub Peterburis Georg Otsa nimeline laulukonkurss ja äsja just toimus see 4. siis, mida proua Tumanova juhib seal. Ja samuti ütleme, need Peterburi Eesti lehes, et läbi 21 aasta, et need juubelid, mis Georg Otsa puhul on olnud, me oleme alati siis ühte-teist ka avaldanud. Ja näiteks Peterburi teatajas ma sain Georg Otsa õelt Maret Purdelt siis selle kohta andmeid, kui Georg Otsa isa Karl Ots töötas Petrogradis raudteedepoos ja tema need märkmed, et kuidas ta õppis siis Rahvakonservatooriumis laulmist. Nii et neid asju me oleme ka avaldanud ja need on siis siia täna ka välja pandud. Ja siin nüüd me näeme selles ekspositsioonis siin vitriinis on välja pandud siis äsja nüüd ilmunud see Georg Otsa fotoalbum eesti keeles, vene keeles ja samuti ma palusin Eesti Postil, tegin selle omamargi tellimuse, et ka Georg Otsa 100. siis sünniaastapäeva puhul ka Georg Otsa juubelimark, mida sai siis sõpradele saadetud. Siin on need erinevad rollid, siin meie, mis koduarhiivis olid, et need on siin siis välja pandud. Georg Ots siis oma Jevgeni Onegini rollis, mis igal pool väga hästi vastu võeti Peterburis, näiteks tema hiilge ajal Teemon ja Jevgeni Onegin olid need etendused, mis alati väga hästi vastu võeti. Samuti need CD-plaadid, mis meil on õnnestunud siis teha
Eesti Muusikakultuuri Jäädvustamise Fondi poolt Georg Otsa ooperiaariad või siis väga unikaalne plaat samuti Georg Ots Petrogradis, Leningradis, Peterburis. Et siin plaadi peal on need arhiivi siis võtted, mis peale Georg Otsa mälestusõhtuid, kui kõik helistasid ütlesid, et nendel on Georg Otsa kohta ühte-teist öelda, on andmeid ja meil õnnestus siis päästa väga unikaalne ka ütleme need plaadid või lindid, mis juba pudenesid, et nende pealt saime ümbervõtted teha kiiresti ja seal Meloodia firma mida aitas. Nii et jah, siin on jälle mille üle mõelda. Ja siin selles vitriinis me näeme neid raamatuid, trükiseid, mis on Georg Otsa kohta välja antud. 75. aastal Helga Tõnssoni raamat Georg Otsast. 5 aastat hiljem ilmub sama raamat vene keelde tõlgituna Georg Otsast. Me teame, et Georg Ots, kui algas Teine maailmasõda, et Georg Ots mobiliseeriti, ta sattus siis Venemaale, seal juba nii nagu enamus eestlasi oli nendes tööpataljonides, aga 42. aastal hakati siis need Eesti korpust moodustama ja ta sattus siis Jaroslavli korpuse siis ansamblisse ja koori ja sealt kaudu siis algaski tema lauljakarjäär. 44. juba Tallinnas tagasi õpib muusikakoolis, mille nimi on nüüd antud, see Georg Otsa muusikakool, kus ka meie kõik oleme õppinud ja juba siis hiljem juba konservatoorium ja paralleelselt õpingud, tähendab konservatooriumis ja paralleelselt töö Estonia teatris, kus siis 30 aastat solistina siis kuni 75. aastani, kuni surmani siis erinevates rollides, mida oli üle poole 100, mida Georg Ots siis tegi. Ja siin on veel nüüd juba hilisemad ka peale plaatide, LP-de raamatud, mida siis Kulle Raig on teinud. Kulle Raig on välja andnud Georg Otsas siis soome keeles, eesti keeles, läti keeles ja viimane siis venekeelne, siis tõlgituna venekeelne Mr. X. Eestikeelne on nimetajal Saaremaa valss. Et need on need siis trükised, mis siis tutvustavad meie kuulsa siis laulja Georg Otsa lugu. Georg Otsa päevade korraldamisel, et siin käisid väga kuulsad lauljad, Arhipova, Nesterenko, Pessu ja kui me korraldasime siis Estonia teatris neid etendusi või Raekojas, Tallinna Raekojas siis neid pidulikke Georg Otsa õhtuid, et siis sai ka tänatud neid lauljaid või Georg Otsa siis konkursi laureaate ja siis antud Georg Otsa siis medaliga autasustatud. Peale kontserdite, teatrietenduste ja laulukonkursside siis ka neid kuulsaid lauljaid Jevgeni Nesterenko, Irina Arhipova, minister Leppo Sumera siin ja komitee esimees tollal siis Jaak Kaarma ja mina siis olin muusikateatriosakonna juht, sai neid vastu võetud siis Kultuuriministeeriumis ja tänatud neid ja antud siis ka need Georg Otsa mälestusmedalid neile. Siin on veel üks hõbemedal, mis siis perekond ise on mitmeid autasustanud selle Georg Otsa hõbemedaliga. Need, kes on tegelenud siis Georg Otsa mälestuse jäädvustamisega, Georg Otsa, nagu öeldakse, seal arhiivi uurimisega ja nii edasi. Nii et siin mitmed lauljad ja nii nagu ka Georg Otsa preemiad, mis siis Teatriliit välja andnud. Eesti Teatriliit on aastaid välja andnud siis ka Georg Otsa nimelist preemiat meie lauljatele.
nii et erinevad niisugused preemiad ja erinevad niisugused autasustamised on toimunud läbi aastakümnete. Meil on samuti teada näiteks, et äsja nüüd pidi toimuma Georg Otsa mälestusõhtu ka Peterburis. Koroonaviiruse tõttu lükati edasi, aga me teame, et täna see toimub niisugune siis kontsert, autorikontsert või ütleme Georg Otsa kontsertloeng ja seal siis esinevad need Eesti Seltsi inimesed, kuulatakse Georg Otsa laule ja samuti esitletakse sedasama Georg Otsa fotoalbumit, mille me siin siis äsja esitlesime. Nii et üritused toimuvad Peterburis. Siin on nüüd külaliste raamatus on siis sisse kantud just seoses selle Georg Otsa siis fotoalbumi esitlusega, mis meil siin oli ja selle näitusega, et külalised on siis siin tänu avaldanud selle 100. sünniaastapäevale pühendatud näituse eest. Muide, väga huvitav näitus oli terve aasta ka teatri muusikamuuseum ehk ajaloomuuseum siis Tallinnas avas näituse, mida siis külastas üle 20 000 inimese ja sai mainitud ka, et TV Center Moskva siis kultuuriprogramm, et nemad siin siis väntasid dokumentaalfilmi ja seda, nagu nad on teatanud meile, on üle 40 miljoni inimese vaadanud. Seal siis Georg Otsa õde Maret Purde annab intervjuu, siis mitmed Eesti niisugused kultuuritegelased, nii et päris huvitav see tema elulugu. Plaate, kassette, video neid, et see on sellest maailm paremaks saab, et üks mees, pekstud pilgatud mees, pilgus surm püüdis haarata tähe, mis all kõrgel säras ta